Miks sa Liisu laseb jalga kirjutasid? Mm, Liisu laseb jalga sündis ilmselt sellest, et tänapäeva lastel on rohkem mitu kodu, kui oli võib-olla minu ajal. Ja see, et neid lapsi, kes elavad mitme kodu vahel, et neid on tegelikult päris palju. Ja siis mulle tunduski, et selline tegelane nagu Liisu, kellel on kaks kodu, üks on Tallinnas koos isaga ja teine on Võrus koos emaga, kuidagi hädasti vajaks kaante vahele panemist, sest et lisaks sellele, et tal on kaks kodu, igatseb ta tegelikult ka seda, et tema vanaema ehk mamma elaks selles kodus, kus ta vanasti elas, mitte ei elaks Soomes. Aga millist tüüpi kirjutaja sa oled? Kas sa oled pigem nagu arhitekt, kes mõtleb eelnevalt kõik valmis, kes on kellega suhtes, kuidas asjad lähevad, jooned jooksevad? Või sa oled pigem selline arheoloogi tüüpi, kes hakkab minema ja vaatab, et kuhu kaevamised viivad? No mina olen kindlasti see arheoloogi tüüpi kirjutaja, et kui ma hakkan oma raamatuid kirjutama, siis mul on selline idee olemas, on mõningad tegelased ja ma olen kohtumistel lastega ka alati seda välja toonud, et kirjanikuamet minu jaoks seetõttu ongi selline müstiline ja nagu põnev, et ma tegelikult kunagi ei tea, kuhu see lugu täpselt viib ja kes sinna veel tulevad ja milliseid teid pidi mu tegelased käivad. Ja need tõesti, kuidagi need asjad kirjutamise käigus ise tulevad ja see on natukene selline nagu võlumaailma moodi kogemus, mis jah, alati lastega jutuks tuleb, siis ma ütlen, et see on minu töös hästi põnev ja ma kirjutan ka täiskasvanute raamatuid. Enamasti olen kirjutanud nii, et ma ei tea, kuhu täpselt ikkagi välja viib, et mul on selline üldine idee. Nagu pealkirigi ütleb, Liisu tõepoolest jalga laseb selles loos ja tal on põgenemise plaan ja ta mõtleb kõik väga läbi. Kuivõrd sa mõtlesid sellele, seda kirjutades või ka enne või pärast, et võib-olla Liisu annab mõnele noorele hea mõtte kodust jooksu panna? Ja selles osas mõtlesin selle peale, aga Liisu eesmärk ei ole otseselt oma kodust jooksu panna, vaid jõuda oma vanaemani ja kutsuda oma vanaema tagasi Eestisse. Et Liisul lihtsalt on selles raamatus selline situatsioon, et ta ka ei tea, kus ta vanaema seal Soomes parasjagu on, ta leiab need andmed ülesse ja siis selline suvine seiklus, mis saab siis ühe täiskasvanud venna abil teoks siis Liisul ja Netel, et nad sinna Soome vanaema juurde jõuavad. Aga jah, ta selles mõttes ei ole ta klassikaline kodust jooksu panemise raamat. Selles raamatus tuleb juttu ka näiteks sellisest asjast nagu nutikooma ja nendest interneti sõltuvuse teemadest natukene. Ja ometigi on Liisu raamatu tagakaanel kirjas, et Tiina Laanemil on õnnestunud võita noorte poolehoid oma raamatutega. Kuidas sa siis teed seda võitluses selle nutimaailmaga? Ma arvan, et ma kasutan nagu selles mõttes, et see ikkagi on mul kuskil tagakuklas olemas, et ma ei saa kirjutada tänapäeva nutimaailma lastele väga aeglasi ja võib-olla siis paljude kirjeldustega raamatuid, et mu raamatutes on küll kirjeldusi, aga ma ikkagi jälgin seda, et ta oleks tänapäeva lapsele põnev, ja tegelased oleksid naljakad ja seal oleks nagu sellist huumorit ja põnevust ja tempot, et tõesti seda ma ikkagi nagu jälgin. Liisu ema leiab selles raamatus, et väga oluline on olla omapärane.
mis on sinu juures üks omapära või kiiks, mis teeb sind selleks, kes sa oled? Jah, selles mõttes, et see Liisu ema võib-olla natukene räägib minu keelega, sest et minul on läbi elu omapärased või kiiksuga inimesed väga meeldinud. Mul on neid sõprade hulgas olnud hulgaliselt ja üleüldse minu jaoks on see väärtus omaette, et inimene julgeb olla teistmoodi ja kiiksuga ja võib-olla ka siis ka see, et innustada ka lapsi julgemalt oma isikupära nagu välja näitama, et mitte, et nad oleksid kõik ühtlaselt muruna niidetud. Et selles mõttes, et kui kiiksudest rääkida, siis tegelikult mul lapsena oli sarnane kiiks, mis on Liisul siin raamatus, et mulle meeldis enda elu kohta lugusid välja mõelda, eriti bussisõitudel, et mu Liisu teeb seda põhimõtteliselt samuti. Et see oli selline võimalus elada see 1,5 tundi bussis sellist elu, nagu sa tahad elada ja minu ajal veel keegi ei saanud seda kuidagi ka internetist järele kontrollida, et kas see, mida ma rääkisin, üldse kuidagi tõele vastas. Ja kui nüüd veel täiskasvanu east rääkida, siis ühe kiiksuna, mis ma kirjutades avastasin, et mul on mingisugune kiiks või nõrkus vuntside vastu. Et igas mu raamatus on kindlasti mõni tegelane, nad kuidagi ise tekivad, kellel on vuntsid, et ka siin Liisu raamatus, ma näitan seda sama pilti, on siis seesama Robin, kellele on vuntsid ja Liisu on kohutavalt mures, et ta neid ära ei ajaks, et jah, kuidagi need vuntsid on minu jaoks selline magnetiseeriv asi näos, nii et kui vahepeal oli ka AK saatejuhil olid vuntsid, siis enamasti, kui tema juhtis seda saadet nende kohevate vuntsidega, siis läks mul uudis täiesti kõrvust ära, sest ma ainult jõllitasin neid tema suurepäraseid vuntse. Nii et uudiste seisukohalt on väga teretulnud, et need vuntse nüüd ei ole, sest et nüüd ma kuulen ka uudiseid. Ja ka uut raamatut kirjutades ma avastasin, et oi, et mu uues raamatus on jälle üks tegelane, küll selline vanemaealine, võib-olla ka sellest AK härrast inspiratsiooni saanuna, kellel on hästi ilusad kohevad vuntsid, mis vohavad niimoodi, et kui ta isegi need ära ajab, siis need karvad stardivad nagu reaktiivlennukid tema nina alt. Et jah, ilmselt kui ma oleksin mees, siis mul võib-olla oleksid ikka kindlasti vuntsid. Aga kuulame natukene seda sama vuntsi katkendit. Just. Nii, jutt käib siis sellest samast Robinist. Ta uurib oma nägu, eriti vuntse. Püüan nete juttu kuulata, kuid piilun varksi, kuidas Robin vuntse hindab. Algul vaatab niisama. Seejärel varjab neid sõrmega. Ta oletab, kumb oleks parem, kas vuntsiga või ilma. Mul tekib hirm, et ta võtab nendega midagi ette. Ajab maha ja ongi läinud. Need sobivad jube hästi, vupsab mul nagu iseenesest suust. Üllatunud Robin pöörab end ümber. Ta uurib mind vidukil silmadega ja küsib igaks juhuks üle. Mis asjad? Ta justkui usuks oma kõrvu. Teen suvalise näo, muidu ta arvab veel, kes teab mida. Mul pole kavas teda meelitada. See on lihtsalt mu plaaniga seotud. Vuntsid, lausub ma õlgu kehitades. Robin kahtleb endiselt. Päriselt või? Küsib ta ennast silmitsedes. Jah, täiega. Kinnitan mina ja hoian võimalikult suvalist ilmet ees. Nete jätab jutustamise ja vaatab Robini poole. Nad on vägagi sarnased, 2 pikka vibalikku, mõlemal pruunid juuksed ja pruunikas nahk. Ainult, et Netel õnneks vuntse pole. Oma peegelpilti uuriv Robin kirtsutab nina. Ära valeta, ütleb ta siis. Ta oletab, et ma teen tema üle nalja. Päriselt ka, need on täiega lahedad, kiidan ma nüüd juba innukamalt. Venna ette seisma jäänud Nete uurib lähemalt. Ma ei tea, venitab ta. Ilma on ikka vist parem. Ei, karjatan mina, otse kui oleks mind mesilane nõelanud. Nad jõllitavad mind nagu napakat. Nete turtsatab ja Robin pööritab silmi. Ta viskab pilgu uuesti peeglisse ja silub mõtliku näoga vuntse. Ma ajan need ära, teatab ta justkui minu kiusamiseks. Ei, ära aja, hüüan ma kiledalt. Võib tunduda, et hakkan kohe nutma. Lolliks läksid või? Küsib Robin ja vaatab mind kui poolearulist. Kardan, et ta peab seda armumiseks või veel millekski sama tobedaks, mida mul mõtteski pole.
kumbki ei mõista mu veidrat käitumist. Miks ta ei võiks neid ära ajada, pärib Nette veidi vaiksemal toonil, nagu oleks tegemist saladusega. Tunnen end täiesti tobedana. Oli mul vaja nende vuntside üle jahuda. Nüüd nad ootavad vastust. Sest et meil läheb neid vaja, kokutan ma abitult. Mis asja? Hüüatab Robin ja puhkeb naerma. Ka Nette pole varem kuulnud, et kellegi karvad mulle korda läheksid. Ta tunneb oma venna üle küll uhkust, aga see ei tähenda, et ta oleks kohe mingi vuntsifänn. Mis sul nende vuntsidega nüüd hakkas? Püüab ta mind mõista. Need on lihtsalt väga vajalikud, puterdan ma ja värvin näost punaseks. Mis jaoks vajalikud, küsib Robin kahtlustavalt. Mis ajast sul üldse vuntsid meeldivad, imestab Nette. Tänasest, tunnistan ma ausalt. Need aitavad meil põgeneda, sõnan ma selgituseks, kuigi see ei kõla just eriti aruka põhjendusena.